Hei, kell on 8.26, kohe saab 8.27 ja väljas on -6,5 kraadi. Liigume Elvasse tempokrossi trenni. Just lahkusime Tartust, oleme teel ja meil on aega põhimõtteliselt pool tundi, et jõuda Elvasse. Ma arvan, et see ei ole mitte mingi probleem, kui Anette on roolis, tema on meil kõva ralli äss. Nüüd on see Elva krossitrenn on läbi. Tegelikult ei olnud hullu midagi üldse. Sellepärast, et ei tea, raske ei olnud. Hea oli. Mõnus on. Nüüd on nagu veel mõnusam olla, sest trenn on tehtud ja nüüd on ainult fun. Täna lähme kelgutama. Lähme kelgutama ja lähme nüüd Otepääle praegu sõidame. Õhtust saab sauna ja... Plaan oli minna siis seikluspargi juurde kelgutama. Kui hästi läheb, siis saab õhtul ka tünni. No see sõltub praegu meist, et kas me viitsime vee sisse panna ja seda kütma hakata. Oleme siis tulnud siia Tehvandile seikluspargi juurde. Laseme siit Kelgumäest alla siis.
hommikul me käisime suusatamas, aga kaamera jäi maha. Unustasime kaamera kaasa võtta, jah. No, Pärast tuli meelde, nagu ikka. See on alati. Ja me juba tahtsime kolmapäevast hakata. Loogima. Aga no läks niimoodi, et ununes ja siis läks meelest ära ja... Aga nüüd... Ma käisin ratsutamas ja siis ma sain Kristo ka hobuse selga trenni lõpus. See oli minu ja treeneri rangelt kohustuslik. Täna on juba kolmapäev, hommikul me käisime ujumas, sellest te nägite ka paari klippi siin. Nüüd algas mul päeva teine trenn, sõidan pukki ja pärast pukki lähen veel sörgin natuke ja teen mõned sulghüpped. Ja pärast on meenitused ja saabki päeva tehtuks lugeda. Kell on praegu saanud 1. Ujumas me käisime hommikul 6.30. Esmaspäeval oli meil ka ujumistrenn ja õhtul oli jooksu ja hüppetrenn. Ja teisipäeval me puhkasime. Neid päevi me kahjuks ei filminud, sellepärast et meil õnnestus GoPro laadija juhe jätta Otepääle. Ja vahepeal tuli siis uus aku osta. Nii et vahepeal sai seda tehtud. Aga edasist me ikka näitame edasi ja ma ei tea nüüd, kus me järgmisena näeme. Ilmselt juba siis, kui Kristo ka pukki sõidab. Mul sai nüüd ratas sõidetud, 2 tundi ja 20 minutit oli täna vaja sõita ja nüüd ma lähengi jooksma. Kristo peaks ka varsti koju jõudma ja siis algab temal samasugune trenn. Ma ei tea küll, kui palju tal ratast on, aga eks ta pärast räägib. Ma sain teada, et sul on ka 2.20 täna, jah? Lihtne väike sõit. Sutsakas. No edu siis. No tere hommikust. Tere! Sina ka siin? Täna on neljapäev, kell on 7 hommikul ja... Traktor käis just üle, tõmbas meile raja sisse. Ja me oleme esimesed siin. Nagu eelmine nädal. Mitte midagi ei ole muutunud. Jah, et teeb siis päeva esimese trenni ära.
tänane teine trenn. Jooksupartneri Jüke. 30 minutit jooksime soojaks ja siis tulevad erinevad harjutused. Ja pärast on Jüke. Ja siis me jookseme koju. Umbes. 16 minutit. 16 minutit, jah. Me jooksime sinna pool tundi, aga tagasi jooksime 16 minutit. Kas see tähendab seda, et me alguses jooksime ringiga siis? Nii, tere tulemast siis Kristo ja Anette kokandustundi. See on maailma parima proteiinijoogi retsept. Vaadake nüüd. Palju ma päeva pidin üldse? 4. Mis sinna sisse veel läheb? Läheb siis üks banaan. Alati võib rohkem panna. Niimoodi lihtsalt näpuga murake seda sinna sisse. Nojah, Kas seda paned ka näpuga või? Seda ma panen lusikaga. Ja siis läheb piim. Kas peab olema just Alma piim, võib olla farmi ka või mingi Alati Alma. Ja piima läheb päris palju, nagu näha. Ja ega muud midagi kui blenderisse. Ja peab olema võrdselt jaotatud.